Hei, tänaseks päevaks olen kasutanud iPadi 1,5 kuud ja see on olnud ainus suhtlusvahend või üldse ühenduses olemise vahend siiamaani. Ja tegin just seda sellepärast, et teada saada, kas on võimalik tablettarvutiga saada hakkama iseseisvalt. Ja seoses sellega avastasin ka mitmed nii-öelda puudused või asju, mida saaks paremini teha ja mida võib-olla keegi, kes ostab, võiks meeles pidada või keegi, kes läheb reisile, saab enne mõelda, kas see on see, mida ta ootab sellelt. Esimene asi, mis kindlasti on palju tööd aeglustanud, on multitasking. Ehk kui tahad programmide vahel kiirelt liikuda, siis see, et sa paned ühe kinni ja avad teise programmi, eks see on hästi ajakulukas ja aeglustab tööd. Teine asi on see, et video muutmine ehk editimine ja cuttimine puudub. Ehk kui ma teen video näiteks, tänane video on filmitud iPhone'iga, 3GS-iga, siis seda ma ei saa enam hiljem, sinna ma ei saa ette panna mingeid klippe ega muuta seda. Küll aga on alternatiivid iPhone 4 tulenev iMovie, mis loodetavasti ka iPadi peale tuleb, kus saad siis panna ette tekste, lisada klippe, üleminekuid ja nii edasi. Sama asja võimaldab ka YouTube nüüd lihtsamal tasemel. Aga seda siin enda sees teha ei saa. Kolmandaks võiks olla jõudlus suurem. Selleks, et eelmist videot üles lasta, seda video optimeerimiseks iPad jooksis mul 3 korda kokku. Ehk lihtsalt käib, ühel hetkel viskab Apple'i pildi ette ja kõik. Ehk jõudlus ilmselt kindlasti ka arendavad seda chipi siin sees selliseks, nagu see on siis iPhone 4 või siis isegi veel võimsamaks. Fotode koha pealt. Fotode sorteerimine puudub, ehk kui laen sisse nii kaamerast kui telefonist olevad fotod, siis nendega, siis see on kõik. Siis nad on mul kõik ühes tükis koos, mingisugune, ma ei tea, 1500 pilti ja nende vahel sorteerida, nende vahel liikuda orienteeruda on väga keeruline, kuna neid siin sees sorteerida ei saa. Küll aga siis, kui ma arvutiga süngin, siis saab, aga siin sees võiks see sama asi olla. Lisaks sellele on uploadi tuginõrk, ehk võimaldab ainult MobileMe'd ja e-mailiga saata. Küll aga ma tahaksin lasta kuskile kõigile kasutatavalt üles, siis ei saa. Ja kui ma lasen MobileMe'sse üles, mis teenust ma ka kasutan, siis sinna gruppe luua ei saa oma, et ehk jälle nagu siuke kinnine olukord arendamisjärgus ilmselt. Et täna ma siis saadangi niimoodi, ma saadan meiliga ja siis siuke meiliaadres, mis automaatselt uploadib need pildid üles. Lisaks sellele võiks äppe rohkem olla, näiteks siia tulles tahtsid pidada reisipäevikut, siis puudus see äpp, küll aga siin olles tuli see välja Chronicle, ehk mida rohkem neid äppe tuleb, siis seda rohkem ta leiab veel kasutust. Ja näiteks seda ilmselt suurem võiks olla see jõulus tal. Maili programmis on jälle täiesti hämmastav asi, millele ennem ei olnudki mõeldud, et puuduvad fondid. Ehk näiteks, kui ma kopeerin internetist mingisuguse lõigu või eelmisest meilist ja panen selle meiliprogrammi, siis ma ei saa fonte muuta, ehk see jääbki nagu eristuma. Kas siis teist värvi teise suurusega või mis iganes. Safari puhul ma kasutan seda küllaltki palju interneti brausimiseks läbi 3G. Siis puuduvad tääbid ehk väga kiiresti interneti erinevate lehekülgede vahel liikuda on raske ehk võrrelda erinevaid kas pakkumisi või ja neid pidevalt nagu lahti hoida. Lisaks sellele paste funktsioon, millega Apple sai väga hästi hakkama, pioneeris seda ja see kahjuks on niimoodi, näiteks Orkutis see ei toimi. Kui ma kopin midagi, tahan sinna panna, kus on suur foorum, kus toimub suur suhtlus, siis see ei toimi. Find funktsioon näiteks erinevaid dokumente lehitsedes või veebilehte lehitsedes. Ma tean mingit kindlat märksõna, mida ma tahan otsida, aga mul puudub find funktsioon. Ükskord tähendas see isegi rohkem kui 250 lehekülje läbivaatamist. Drag funktsioon ehk siis see, mida oled harjunud hiirega peal ja tirid selle kuskile teise kausta või programmi. Siis see funktsioon siin Safaris ei toimi, et kui ma näiteks kuskil Flickeris näiteks panen pildid gruppi, saan küll nagu selekteerida neid, aga et ma siis saaksin kuidagi näpuga dragida, sellist asja touchil veel ei ole. Ja üldkokkuvõttes nagu tööd on raske teha, kuna siin nagu sellised jõudluse programmid, näiteks Adobe Creative Suite'id kuulav programmid siin ei jookse.
Küll aga on tänu App Store'ile mõned neist probleemidest juba lahendatud ja lahenevad ka tulevikus, küll aga näiteks pildid Safari võiksid olla juba sellesse iOS-i sisse ehitatud. Aga see oli kriitika poole pealt. Tegelikult iPadil on väga palju plusse, mida ma olen avastanud ja erinevaid reisiarvuteid kasutanud. Siiamaani ma olen netbook olnud kaasas 10-tolline või siis laptop suur. Aga midagi sellist, mida iPad pakub ja sellist kasutust ei ole kunagi olnud. Esiteks 10-tonnine aku kasutusaeg, super, lihtsalt ilma selle elektrita ilmselt või ilma akuta, nii kõva akuta ma ei teeks mitte midagi, mu tööaeg oleks poole väiksem. Lisaks sellele avamisaeg on null, kui sa vajutad nupule, kohe lahti kõik käib. Netbookiga liike võtad lahti, Windows laeb ennast lahti, siis sa saad alles tööle hakata. Ehk see oli siuke niimoodi, et ma seda kogu aeg ma ei kasutanud seda just sellepärast, et see võtab aega. Filmide ja video vaatamiseks on see super. Kas või piltide töötlemiseks on see lahe. Siin on erinevaid programme, äppe tulnud välja, kus sa saad piltidega igasugu efekte sinna juurde peale panna. Ja filmide vaatamiseks täpselt samamoodi. Ideaalne õhtune ajaviide. Isegi läbi 3G tuleb jalgpall siia iPadi kätte, nii et väga lahe. Trükkimisega harjud väga ruttu ära. See on igatahes kiire ja efektiivne viis. Ma arvan, et ta on kuskil võib-olla 20-30% sõltuvat inimesed on aeglasem kui füüsilise klaviatuuriga, aga ma arvan, ma olen juba selle endale käppasanud. Ainsad asjad, mis aeglustavad trükkimist, on täpitähed, mis jälle on see, et see võiks olla võimalus võib-olla mõndasi klahve modifitseerida ise ehk kiirendada tööd siis näiteks sellistele keeltele, kus on ka täpitähed. Aga inglise keeles kirjutades on super. Netis surfamiseks on väga mõnus. Esiteks siin läbi 3G olles on sul igal pool kiire internet käes sisu targimiseks. Ehk kui sa ei mängi ja reklaamid liiga palju ei huvita, siis on super. Safari täidab oma rolli hästi. Lugemiseks. Mina kasutan seda RSS-ide lugemiseks ehk enamus blogid jooksevad mul siia kohe sisse. Väga mugav on kasutada Newsracki kasutamiseks. Väga mugav on seal märkida ära, mis on sul huvitavad, hiljem need läbi lugeda. Ja samuti raamatute jaoks. Nii Amazoni raamatud, Barnes & Noble raamatud USA-st kui ka Apple'i enda bookstore, iBooks jooksevad siia sisse. Ehk kui sa kujutad ette, kui sul reisidest peaks olema raamatut kaasas, kus iga kilo on arvel ja sinu seljas, siis seda ei tahaks keegi. Päeviku pidamiseks ja notes ja märkmik on iga päev nagu kiirelt, keegi ütleb midagi, saab siia kohe kiirelt kirja panna. Samas ma pole liiga palju kasutanud programme Pages, Numbers ja Keynote. Ma ainult enamasti vaatamiseks ja mingi pisimuudatuste tegemiseks, aga siiamaani ei ole pidanud pettuma sellest. Ja ilmselt ka suuremate tööde tegemiseks on kasulik seda teha siis juba suures arvutis. Aga mobiilsus on ikkagi iPadi ja üldse tabletarvuti võtmesõna ja seda ta täidab super hästi. Aga siin on minu arvates üks konks, mida tasub teil tähele panna, et näiteks Wi-Fi iPadiga ei oleks liiga palju teha sellises olmes ja ma arvan ka isegi linnas kasutades, kus ma seda varem tegin. Kuna kogu mõte kontseptsioon sellistel mobiilsetel seadmetel on olla kogu aeg ühenduses. Ükskõik kus ja kõikjal, ükskõik kas sa oled Inglismaal, Austraalias, Ameerikas, Eestis, kus iganes. Eesmärk on olla ühenduses. Wi-Fit sa võidki otsima jääda, see on ainult vähemalt minu kogemuses siiamaani Eesti see, kus sa leiad igast kohvikust Wi-Fi, aga ilmselt siin võikski seda otsima jääda. Lisaks on ka kiirus hea võrreldes näiteks McAfeega, kus sa tead, et sa leiad interneti, aga see on nagu super aeglane. Küll aga need, kes on omale Wi-Fi iPadi postnud, on olemas ka lahendus, mis on MiFi, mis võimaldab luua siis 3G kaarti sisestades eraldi hotspoti. Ehk siis sa saad läbi oma Wi-Fi ühenduse kasutada seda 3G ühendust. Ehk see on nagu alternatiiv neile, kes täna juba on Wi-Fi seadme omanikud. Aga üldkokkuvõttes mina soovitan iPadi ja reisimiseks on ta super seade ja te ei pea sellest pettuma. Küll aga olid mõned sellised miinuspooled, mida kindlasti annab arendada ja ma olen kindel, et Apple seda ka teeb. Edu!